Tere tulemast kuulama Mis mõttes podcasti, kus teemaks on nii nagu ikka vaimne tervis. Küll aga ei jaga me siin ka täna eneseabinippe, vaid püüame küsida valdkonnale omasid võimalikult suuri küsimusi, võib-olla osaliselt ka vastuolulisi küsimusi. Ja eelmises episoodis rääkisime me Kariina Laasiga tõenduspõhisusest, ehk siis millist tüüpi teraapia üldse on tõenduspõhine. Soovitan ka seda episoodi kuulata, aga täna on meil ees hoopis uus teema, milleks on naer läbi pisarate, ehk siis, et milline roll on huumoril, nalja tegemisel, mängida vaimse tervise juures ja loomulikult ei haruta ma seda teemat mitte üksinda, vaid mul on külas kaks külalist, armastatud näitleja ja koomik ja kahekordne Rapla maakonna meister kettaheites Märt Avandi. Sinu teadmised teevad sulle au, Marta, ja on jah nii. Ja kliiniline psühholoog doktorikraadiga, Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppekava juht Kariina Laas. Tere. Väga tore. Mul ei ole kettaheites mingit kraadi. Mitte ühtegi kettaheite kraadi ei ole, või? Ei ole viga, las siis mina alustan. Okei. Ühesõnaga, täna võtamegi ette sellise üsna suure teema, et me kõik teame, et huumoril on väga oluline roll mängida meie tervise juures, meie vaimse tervise juures, aga tahame vaadata ka natukene seda poolt, et mis hetkel see võib olla hoopiski mingi mehhanism, et mingeid muresid varjata. Nii et hakkame otsast minema. Võib-olla mina küsiksin teilt sissejuhatuseks mõlemalt, et teie elukutse juures, Kariina, sinul siis psühholoogina, Märt, sinul siis ma ei ütle koomikuna, vaid ma ütlen näitlejana, sest see on nii palju laiem see amploa, et millist rolli mängib huumor teie elukutse juures? Kas ja kui palju see on oluline? Sa ütlesid, et sa hakkad pihta, sul on kettaheites kraad. Ja. Kahekordne, jah. No loomulikult täiesti vältimatut rolli mängib ja huumorisooneta ei saa näitleja olla minu arvates. No tähendab, neid on, aga ega neil eriti hästi välja ei tule. Seda tööd mina ei suuda ette kujutada ilma huumorita ja ilma huumorisooneta ja mida teravam, täpsem ja minu arvates ka mustem, aga see on puhtalt maitse asi küll. See huumorisoon on, seda suurem võimalus on sul näitlejana olla võimekas. Sest et see huumoritaju on üks näitleja kõige tähtsamaid ja vajalikumaid omadusi. Minu meelest ilma selleta ei saa. Loomulikult nimesid nimetamata ja see oleks lihtsalt karjuvalt ülbe, kui ma mingisuguseid nimesid nimetaksin, kelle puhul ma olen seda täheldanud, et minu meelest probleem, miks laval ei tule üks või teine asi välja, seisneb selles, et ta ei taju huumorit, sest et ka tragöödiat mängides tuleb tajuda huumorit väga täpselt, sest et elu ei ole kunagi ilma naljata, ilma huumorit, aga kõige traagilisematel hetkedel tegelikult on alati huumor ka kohal. See on alati nii, me teame seda, see ei ole midagi uut. Seega elu kujutades laval on võimatu ilma huumori tajuta seal kulgeda. See lihtsalt ei ole usutav minu arvates. Mingid nüansid jäävad täiesti tajumata. Absoluutselt jäävad, ja sest et huumoritaju saab üldistada ka üleüldisele elutajule minu meelest. Mina olen muidugi jäägitult seda usku ja seda meelt, et huumor päästab maailma, seetõttu ma olen ka võib-olla oma seisukohtades selle koha pealt äärmuslik, aga siiamaani 42 aasta jooksul on mul olnud õigus. Oled sa nõus, Kariina? Ma olen väga nõus. Ja et ma ei ole küll näitleja, aga ma olen psühholoog ja täpselt samamoodi. Ma ei kujutaks ette, et kui mul ei oleks huumorisoont ja kui ei saaks huumorit kasutada, teadlikult on seda keeruline teha, aga see ongi spontaanne, kui see tuleb. Aga tegelikult saab teraapias ka kogu aeg nalja. Selles mõttes, et ma ei taha nüüd öelda, et see on üks nalja tegemise koht, inimesed tulevad ikkagi tõsiste asjadega, keegi niisama ei tule ju psühhoteraapiasse või abi saama, midagi on ikkagi jamasti ja tavaliselt negatiivset poole kaldu, mitte teistpidi, aga lihtsalt kuidagi kujuneb, et seal on nii elulised momendid, just seesama, et päris elu tuleb ju tuppa kätte ja kui ei ole võimekust iseenda selle elu ja mingisuguste absurdsete momentide üle nalja visata, et mis elu või mis teraapia see on siis?
ma olen väga nõus ja teisest küljest ma olen õppejõud ülikoolis ka, seal on ka pidevalt naljakas ju. No, tuleb ju tudengitele ka näiteid tuua, aga siis peadki mõtlema, et kus need sellised absurdikohad on või natukene ka võib-olla emotsioone juhtima ja siis jääbki paremini meelde õpetamisel ka. Nii et seesama nüansi küsimus või see, et elu kogu oma rikkuses tajumine on tegelikult ju mõlemas ametis nagu hästi oluline. Ja üleüldse kõikides ametites, ma arvan ikkagi, sest et jah, võib-olla tõesti psühholoogi ja näitleja ametis ehk rohkem kui müürsepa ametis kirjakandja. Või kirjakandja, aga no kuule, kontra on ka kirjakandja, eks. Nii et väga hea näide. et ära ütle, jah. Ja ma arvan, et kui ehitusplatsil või kontoris saab nalja, siis töö kvaliteet kasvab hüppeliselt ja kui ei saa, siis on palju kehvemini. See on lihtsalt inimese päris osa saada nalja, sest et inimesed ju lähevad otsima nii teatrisse kui kinno, kui peole mingisuguse heasse seltskonda, mida nad eelistavad just tegelikult eelkõige, võib-olla alati mitte sõnastatult niimoodi, aga tegelikult eelkõige, et saaks nalja, sest et see on üks ju põhilisi tunge meil, see on nagu narkootikum, mis on lubatud. Lihtsalt mulle küll tundub, et see on legaalne. Ja legaalne narkootikum ja tõesti tahaks õudselt ju nalja saada. Mida rohkem saab nalja, seda parem on ja seda mitte keegi ei ütle, et nüüd sai liiga palju nalja. Ma ei ole küll kunagi kedagi, tähendab, ma olen kuulnud, aga olen kuulnud, aga need inimesed, nendest tuleb ka eemal hoida. Ma olen ka õiendada saanud, et mis siin naljakat on. Ja, no see on ka, jah. See jutus enne, kui ma psühholoogiks sain, ma olin üsna noor ja naiivne veel, aga millegipärast oli nagu endal tore olla parajasti ja see paistis kuidagi välja ja siis tänaval kõndides üks härrasmees oli maru kuri ja kukkus muga õiendama, et mis siin naljakat on, siin niisugune lõbus nägu, siin pole üldse midagi naljakat. Ma olin natuke ehmatanud, aga ma ei lasknud sellest pikalt häirida. See juhtub edaspidigi. Ja no muidugi, eks ole, elus tuleb ette igasuguseid asju ja ma just täna oma kunagise kursakaaslasega lavakunstikoolist Tanel Joonasega rääkisime telefonis see kibestumisest, mis on ka selle sama nalja saamise üks vastand nähtusi. Et me oleme sellises vanuses, kus me mõlemad tõdesime ühise vestluse käigus, et see kibestumine on üks ohtlik asi. Eks ole, me näeme vanemate inimeste puhul kibestumist päris sageli ja tegelikult kurvaks tegevalt sageli. Ja siis need inimesed ütlevadki, mis siin naljakat on. Mis naljakat on, sest et see kaitsemehhanism töötab niivõrd agressiivselt, eks. Ja et kui saaks, me siis Taneliga arutasime, et kui oleks 75-aastaselt või 80-aastaselt selline helge, itsitav vanainimene, on ju, siis oleks elu hästi elatud, sest et alati, kui näidatakse kas televiisoris või kui tehakse mõni intervjuu näiteks inimestega, kes peavad oma kuldpulmi või teemantpulmi koguni, eks ole, selline vanapaar, nad kogu aeg nöögivad teineteisega, nad kogu aeg õrritavad teineteist ja kogu aeg itsitavad. Nad ei räägi kunagi tõsist juttu. Kas te olete tähele pannud? Me vähemalt nii palju, kui ma olen seda tajunud, ja see on nii võluv, me kõik vahime suu lahti. Sest et see on midagi niivõrd ilusat ja see ilu seisnebki selles kogu aeg torkimises ja kui sa küsid neilt, et mis see armastus on, siis nad hakkavad laginal naerma, mis jutt see on, ja hakkavad jälle naerma. Aga see naer on see põhiline tegur, mis on seal esil ja ma ütleks, et see on põhjus või see on eeldus, et neid teemantpulmi saaks pidada. Nii ma arvan küll. See on huvitav mõte, ma korra sünteesin kokku ja siis vaatan, et mida psühholoog selle peale ütleb, on ju. Aga et kui võttagi nii, et kibedus on, ütleme, ma tõmban võrdusmärgi, et see on nagu küünilisus, mis tähendab seda, et ma eeldan, et kõik on nagu ette juba otsustatud või selline umbusk maailma suhtes, et kõik nagunii läheb teataval viisil. Ehk siis selle nagu juhtiv element nii-öelda on üllatuse puudumine ja mis on nali, mis on lust, see on tegelikult üllatus, see on see mängu element, see, et ma ei tea, mis juhtub. Ja et kui meie olemisest, meie psüühikast kaob ära see nagu üllatumise lust, valmidus lasta ennast üllatada ja usk, et elu üllatabki.
et siis see ongi kibedus. Kas ma võin niimoodi üldistada? Minu meelest on päris hästi kokku võetud. Mängulisuse tooks ka sisse, et see käib kokku kõik siuke mänguline, lapselik olek, lust ja üllatused ja itsitamine, et need on kõik positiivsed emotsioonid ja elu oleks jumala mõttetu, kui meil ei oleks mõlemaid, et kui me räägime nendest negatiivsetest emotsioonidest, siis unustame ära, et nii palju positiivset on, et neid saab ju võimendada ja täitsa teadlikult võimendada ja itsitada ja tuua välja ja lasta vabaks. Ja... Aga mis see teadus ütleb, et kas saab võimendada, et millist rolli huumor vaimse tervise juures mängib? No ainult positiivset. Selles mõttes, et teadusuuringud näitavad ka seda, et need inimesed, kes on positiivsemad, on siuksed vahvad kloostriuuringud, inimesi ei saa kloonida või jagada gruppideks, et sina lähed siuksesse keskkonda ja sina teisse ja siis kasvatame üles ja vaatame, mis edasi saab, nii ei tohi teha. Et rottidega me tohime nii teha, aga räägime praegu inimestest. Kloostriuuringud on selles mõttes naturaalsed eksperimendid kõige paremad, mis võtta on, et inimesed on sinna läinud, võib-olla seal on ka mingid teatud taustad, et millised inimesed sinna lähevad, aga selle kamba sees on varieeruvus väga suur ja siis, kui need nunnad või siis inimesed sinna, noored lähevad, siis nad kirjutavad mingisuguse pika kirja, mis neil enne elus oli, justkui nagu hüvastijätu kiri, et ma ei ole kursis, mis usus see täpselt niiviisi on, aga ühesõnaga on sadu selliseid kirju analüüsitud ja tehtud tekstianalüüs, võetud välja positiivsed sõnad, sõnade osakaal ja üldtekstist ja siis jagatud need 4 ja vaadatud, siis on juba niisugune uuring, kus inimesed on juba surnud, aga vaadatud, et need tegelased, kellel oli palju rohkem positiivseid sõnu versus need tegelased, kellel oli kõige vähem, et see ülemine, alumine neljandik siis, et mis see eluea vahe on ja see on ligi 7 aastat. Et see on juba nagu päris suur vahe, et võib mõelda, mis need mehhanismid on siis, et kui tal on juba nooremana selline sõnavara, kus ta näeb rohkem positiivset, kirjeldab positiivset, ju tal võib-olla see loomus ongi selline helgem, positiivsem, tõenäoliselt on seal rohkem nalja ka, eks nad käivad omavahel koos korrelatsioonis ja muide nendele inimestele, kes nende samade tekstiuuringute põhjal, et kellel niisugune sõnavara keerukam oli, neil oli oluliselt vähem niisuguseid neurodegeneratiivseid haigusi. See tähendab siis dementsust, Alzheimerit, selliseid. Jah, sellist asja ka, et selline positiivne olek on vaimse tervise mõttes võtmesõna. Et depressiivsus on selline negatiivne olek, kuigi mõned inimesed on oma olekult juba kuidagi altimad ilmselt negatiivse poole kaldu ja siis on inimesed, kes täiesti teadlikult, mõned on loomupäraselt ka siuksed, et kipuvadki rohkem itsitama. Aga millest see sõltub? Kas sa tead, millest see sõltub? Kõigepealt sõltub geenidest. Mõni laps juba beebi sünnist saati mõni on kuidagi helgem ja tõmbab suu rohkem kõrvuni ja ongi kuidagi rahulolevam ja võib-olla gaase on ka vähem, eks ole. Aga üldiselt on teada, et temperamendi erinevused on juba sünnist saati näha ja meie isiksus on ikka päris palju ka geenide poolt määratud, aga kasvatus ja see, kuidas me käitume ja kuidas oma elu suuname ja ka teadlik selline töö endaga, kas või see mängulisuse vallalaskmine ja positiivsele tähelepanu suunamine, et need on treenitavad. Ja see teadlik töö endaga ei ole, see ongi see sama, kui ma tulen selle telefonivestluse juurde tagasi, mis ma oma kursavennaga pidasin, et mina olen hakanud tajuma just nüüd 40. eluaastate alguses, et see on kohati, on see kuratlikult keeruline, aga see on ometi hädavajalik. Kui me tahame jõuda sinna selle itsitava vanainimeseni, aga see on päris keeruline vahete vahel seda mängulisust ja naiivsust ja heausklikkust ja ütleme siis naiivsust elu suhtes, seda säilitada, see on kuramuse keeruline. Kogu sõjataustal ja kõige julmuse, alatuse, jõhkruse julmuse, kogu selle taustal on see paganama keeruline. Ometi võimalik, aga see tõepoolest nõuab teadlikku otsust ja teadlikku tegutsemist. Ja see ei ole üldse kerge, aga jälle samas, vaata see intervjuu, mis alles hiljuti oli ka televiisoris Dalai Lama ja siis too teine vanamees,
see vaimulik, see kristlik vaimulik, kes nüüd alles hiljuti ära suri, tule ta nimi meelde. Otsime üles, paneme viitena selle vestluse juurde ja siis otsige linki kirjeldusest. Jaa, sest et ja nemad selle intervjuu kestel, see oli ka erakordselt võlu. Nad ainult itsitasid kogu aeg ja siis selle intervjuu tausta uurides, lugedes selle kohta, ma sain teada, et nad ei tahtnud neid intervjueerija neid tõsiseid küsimusi kõige triviaalsemad, et mis on elu mõte ja kuidas elus hakkama saada. Nad olid nii tüütud, nad tahtsid omavahel nalja visata ja nad kogu aeg torkisid ja surkisid teineteist ja nöökisid. See oli nagu selle intervjuu põhituum kogu aeg ja kogu aeg lõkkerdasid naerda. Kui kaks maailma kõige targemat meest selles vanuses eelistavad kõikidele nendele küsimustele naerda ja teineteist nöökida, siis see on see koht, kus tuleb õppust võtta. Ma olen väga nõus. See, millest sa räägid, on siis üks dokumentaalfilm, kus Dalai Lama ja üks kristlik vaimulik, kelle nime me ei suuda meelde tuletada, kohtuvad üle vist 10 aastat, et neid seob väga pikk sõprus ja nad intervjueerivad siis 11 või 2 meest vestlevad elust. Aga see viib mind kohe sellise küsimuseni, et vaata, sa tõid ka välja selle partneri ja kui me räägime mängust, siis tihtilugu mäng eeldab partnerit. Kas üksi saab nalja teha? Või ongi vaja, et oleks kellegagi tögada, kellegagi lükata, keegi, kes on see ennustamatu nii-öelda? No, nagu natuke saab ka, aga kõdistamisega on ka nii, et kui ise endal kõdi teed, siis ei ole üldse nii kõdi. No see on hea näide, ma arvan, et täpselt nii ongi. Et natukene saab vahetavahel autoroolis või oma mõtetega kuskil mujal üksi olles, ma hakkan küll pugistama naerust, ma olen nii vaimukas. Ise endale korraks. Aga siis ma saan aru, et pagan, kui oleks see või too veel siin juures, siis siit sellest hetkest praegu läheks käima üks mõnus lumepall, aga see jääb ikkagi toppama, kui sa üksi oled. Üksi saab ka kujuteldavat partnerit. Ma vahest valgusfoori taga ka seisan. Tartus on üks eriti äge koht, et sa oled valgusfoori taga, autos musa käib ja siis sa vaatad, kus inimesed biidiga nagu üle valgus tähendab tribulise lähevad ja see on nagu nii äge, et mis stiilid on ja kuidas nad täpselt mul musasse käivad. Tegelikult inimesed loomulikult ei tea ise sellest mitte midagi, aga siis tundub ka, et see on nii äge ja nii naljakas kõik. Mina soovitan kohe võtta koer, sest et sinna sa saad projitseerida lõputuid dialooge, kus ta justkui vastab sulle, aga tal ei ole mingit kontrolli selle üle. 2 koera, 2. Koguni, see on juba parem kui üksi, kõvasti parem. No see imikuga saab sama asja teha, kuni nad veel ei räägi, siis sa saad et näe, ta mõtleb nüüd, et ta on selline inimene. Sa saad väga palju projitseerida. Ja neid videoid, kõikvõimalikke meeme, et kuidas imikud pannakse mingisugusesse konteksti või siis loomad sellesse või tollesse konteksti, mis on erakordselt vaimukas või naljakas. Jah, seda me teeme ka, ma olen ka oma lastega teinud küll ja veel seda. Abiks ikka. Ja kõvasti. Abiks ikka, on. Aga Märt, sina tegid paar aastat tagasi nüüdseks juba, ütleme siis, kas me nimetame seda stand-upiks või sa nimetasid seda ka monolavastuseks, 40 on ju, kus võime öelda, et see on stand-up mille aineseks on ennekõike ikkagi sinu elu ja sa lahkad väga palju oma isiklikke kogemusi, väljakutseid. Kas see ka mõjus kuidagi teraapiliselt? Et sisuliselt see ongi see, et sa võtad oma kogemuse ja püüad selle pöörata kuidagi naljaks. Teed selle publiku jaoks, aga kas see on ka kuidagi enda jaoks? Lisaks sellele, et publik on saalis ja pärast 4. rida on kasum. Oli küll teraapiline muidugi. Tegelikult iga laval olek tegelikkuses on teraapiline. Ja ma läheksin natukene tagasi aega, kus mu poja oli väga haige juba, vanem poja. Enne tema lahkumist ma pidin väga palju olema laval ja me tegime tujurikkujad ka sel ajal ja see oli tegelikult väga teraapiline. Erakordselt inimesed küsisid, et kuidas üldse saad mängida vastupidi. Keeruline oli neile seda seletada, tegelikult on see mõjus täpselt teistpidiselt, et see andis tegelikult tuge ja jõudu ja sellise mina ka ei tea, kuidas seda nimetada, stand-up või monolavastus, ma ega täpselt vahet ei ole ka. Selle juures muidugi see mõjus teraapiliselt, sest et see iseenda üle naermine, see vajab samamoodi pidevat tööd ja pidevat
ennast ületamist, sest et see ei ole ka, see on ka paganama raske vahetevahel. Et kui ma olen mõnikord suurustavalt isegi intervjuudes öelnud, et enda üle peab oskama naerda ja igas olukorras tuleb osata enda üle naerda, ükskõik milline see olukord on, kui raske, siis mu abikaasa on vahetevahel mulle heatahtlikult tähelepanu juhtinud minu kõige keerulisematel hetkedel, kus ma olen vasta näppe saanud kuskilt ja või keegi on minu nõrka kohta tabanud ja ma olen ikkagi suunurgad on päris all. Ja siis ta on küsinud heatahtlikult, et kus su huumorisoon nüüd kadus, sest et see ei ole tegelikult üldse kerge ja mõnedes olukordades me oleme kõik inimesed, ei ole see tegelikult võimalik ikkagi, vähemalt, no võib-olla jällegi Dalai Lama sugustel inimestel võib-olla see on võimalik, eks ole, ma ei oska öelda, aga see on treenitav ja oma valuläve peaks, oleks tervislik pidevalt tõsta selle koha pealt, sest et see tegelikult on naljakas, oma rumaluse, oma nõrkuse üle naermine on erakordselt teraapiline ja väga suure tervendava jõuga nähtus või tegu. Ja seega selle monotüki mängimine oli super, aga headel etendustel, kus tõesti publik rõkkas, see oli ikka väga-väga mõnus. Ja. Nii et ma teen seda veel ikka mingil hetkel. Aga see viibki minu üks huvitava küsimuseni, et vaata, nagu sa ütled, et enda üle peab oskama nalja teha. Ja me eelmises episoodis Karinaga korraga puudutasime seda, et mõned imearstid, terapeudid võivad ka reklaamida, et oi, ma aitan sul ära võtta viha või kurbuse. Ja et tegelikult ju eesmärgiks elust rõõmu tundmise juures ei ole eelduseks see, et negatiivseid emotsioone ei ole. On ju. Aga et ma võib-olla siit lähekski selle küsimuse juurde, et kus see, mul oli ka, nüüd ma olen muutunud võib-olla natuke sõbralikumaks ka enda suhtes, aga väga pikalt mul oli selline väga meeldivalt musta huumori sisemonoloog, mis kogu aeg tõlkus ka väljapoole, aga et see, et kuskilt maalt see võib viidata ikkagi ka sellele, et sa lood mingit distantsi enda ja mingi valukoha vahele, et kust maalt see enda üle nalja heitmine võib olla hoopiski millegi maskeerimine või mingi varjatud selline abipalve või viidata lihtsalt sellele, et ma ei suuda asjadest otse ja rahulikult ja ausalt näiteks rääkida. Et kuidas seda piiri tunnetada, Karina? No ega esimese kokkupuutega ei saagi aru, aga loomulikult iga asjaga on võimalik ka liiale minna. Ja seesama huumori kasutamine justkui kilbina, mõnes olukorras on see jumala mõistlik, kui ongi ebameeldiv olukord ja tead, et sealt välja ei saa ja parem on võib-olla mingit kildu visata, sest niikuinii mingit head lahendust ei ole ja siis pärast vaatame, mis saab. Et nii võib ka pareerida kuidagi. Aga näiteks teraapiaprotsessis, et kui mõni inimene on siuke, näedki kihvt, intelligentne, siuke mänguline ja pidevalt on mingid jälle lõbusad lood, siis tekib vahest siuke mulje, et väga äge on mul siin nagu selle inimesega olla, et ma tahan teinekordki, millal ta jälle tuleb, eks ole, sest palju nalja saab. Aga kui ma saan aru, et me teemegi seal ainult nalja ja ta libiseb kogu aeg sellistelt tõsistelt asjadelt minema, siis tekib küsimus, et mis asi see on, et ta kasutab huumorit enesekaitseks ja ei lasegi sinna ligi selle koha peale, kus tegelikult on vaja valusatest teemadest rääkida. Et ma ei taha nüüd öelda, et siin ei ole mustvalgeid nagu jutte, et millal. Mõnikord on hea ennast kaitsta huumoriga. Nagu sa tõid ka välja, et see võib olla väga terapeutiline teatud olukordades, aga kui teisest küljest kuskile elu on nagu toppama jäänud, sa tead, et sa oled jälle mingite valusate asjadega ühe koha peal edasi ei liigu ja kogu aeg kasutad ikka huumorit edasi, siis tekib nagu küsimus, et oot, ma peaksin sellest valusast kohast ka kuidagi edasi arenema või minema. Et siis võib arutada, et sa viskad kogu aeg nalja, et kas selline, et kas sul on võib-olla olnud juba lapsena kombeks olla kuidagi heas mõttes klassikloun või lõbustaja või selline roll on võetud, et maandan kõikide inimeste negatiivseid emotsioone ja päästan siin ja tegelikult väldin võib-olla endale oluliste teemade käsitlemist, mis vajavad võib-olla käsitlemist. Et selline kurva klouni stereotüüp põhimõtteliselt. Jah, ei paista väljagi, aga fassaad on ees ja ligi lase tegelikult on mingid teemad, millega on ilmselt vaja palju intensiivsemalt tegeleda, ilma et kogu aeg peaks nalja viskama. Oled sina, Märt, seda kunagi tajunud, et huumor muutub nagu kilbiks? Ja, ma ise enda puhul olen seda tajunud. Ma olen seda teinud küll ja küll. See sama, mida Karina praegu rääkis ja käin ka psühhoteraapias aeg-ajalt. Viimasest korrast on 1 kuu aega möödas, aga see sama teema on meil psühholoogiga üles tulnud küll. Ja alles nüüd muuses, mina olen mõelnud natukene mustvalgelt sellest,
et see enese üle naermine on lihtsalt nagu puhtakujuline teraapia vorm ja nii ongi, aga tegelikult seal on tahke just täpselt seesama teine pool on see, millest praegu juttu on. Ja seda me oleme hakanud kaevama psühholoogiga alles hiljuti, võrdlemisi hiljuti. Ja see on mulle täiesti uus asi, aga mul on see nüüdsest juba küll väga tuttav ja noh, ühesõnaga enda sees võib kaevata lõpmatuseni ja seda me teemegi elu lõpuni ilmselt, eks. Aga mina olen oma kaevamistega jõudnud kohta, kus ma varem pole olnud ja see ongi täpselt see, mis sa praegu rääkisid. See on jumala huvitav. See on väga huvitav, täiesti. Ja täpselt seesama, et ja mida sina, Marta, ütlesid enne kurbuse ja viha ja negatiivsete emotsioonide vältimine. See ei ole eesmärk omaette. Kurbusega ma olen saanud sina peale juba ammu. Ma olen aru saanud, et see on asi, mis et las ta olla, kui ta on. Ei pea temaga sõdima, ei pea võitlema, ei pea vältima. Vihaga on küll selline probleem olnud mul, et ma olen üritanud olla parem inimene mitte vihastudes, aga tegelikult on see pagana ohtlik tee. Ja viha on tegelikult kergem iseendale subjektiivselt taluda kui kurbus. Selles mõttes, et loomadel on ka teatud moment, kui on kas kurb või hirmunud või siuke allaitlik olla, siis võib väike surts tulla aju teistesse osadesse, mis panevad nagu vihastama või tekitavad frustratsiooni ja siis see annab kohe siukse tugeva oleku ja siis ma jaksan justkui rohkem sellega ära teha, et see annab võimu ja siukest särtsu, et see on nagu mõnusam, aga vihal on teatud destruktiivsed tagajärjed kohati ja eriti suhetele, et siis peab mõtlema, et kuidas siin... No täpselt, et ma olen mõelnud, et selline, ma olen hea lastetoaga ja endast niimoodi kogu aeg sellisel arvamusel olnud. No üldiselt nii on ka laias laastus, eks. Aga tundub kuidagi niimoodi defineerides, et intelligentse inimese jaoks vastata samaga näiteks võõra inimese vihale sinu aadressil, siis ma nagu laskun temaga samale tasemele. Näiteks sellised olukordi, mitte et neid tuleks nüüd igapäevaselt ette, aga neid aeg-ajalt ikkagi tuleb vähem tuttava või siis päris lähedase inimesega seoses. Ja ma olen alati olnud seisukohal ja käitunud ka vastavalt, et viha peab talitsema. Aga ei ole alati nii. Tihtipeale ja päris mõnus on pursata vahel. Ma olen sellest alles hiljuti aru saanud ja see ikkagi on väga vabastava jõuga ja tegelikult ei tee sellele teisele osapoolele sugugi liiga ilmtingimata, võib-olla sel hetkel. Ja siis esiteks pangu vastu ja teiseks tegelikult see on oluliselt ausam käitumine, eriti kui tegu on lähedase inimesega, eks ole. See on nagu usalduse küsimus natuke. Ühesõnaga, see on pikk teema, te võib-olla olete selle juba eelmises podcastis ära lahanud, aga see on minu jaoks justkui paljude jaoks kindlasti täiesti nagu elementaarne teadmine, aga minu jaoks päris uus. Ma olen olnud ikka hästi viisakas ja viks kogu aeg. Ja viha emotsioon on täiesti samasugune normaalne emotsioon nagu need teised emotsioonid, mis meil kõik olemas on, ega see ära ei kao. Ükskord ühelt psühholoogid küsisin, et paljud inimesed, nagu sa kirjeldadki, et õpivad viha alla suruma, sest see ei ole just aktsepteeritud. Et see, et sa oled üksi kodus ja nutad näiteks, see on aktsepteeritud, kurb võib olla. Ma saan aru, siin on meestel naistel mingid erinevused, selle soorolli ootused, aga üldiselt ikkagi kurbus on aktsepteeritud, aga viha on nagu olemuslikult kuidagi destruktiivne. Ja see on see, miks paljud nii varakult õpivad seda kuidagi maha suruma, et sa ei tohi lõhkuda, sa ei tohi suhteid lõhkuda, asju lõhkuda ja nii edasi. Ja seega viha muutub selliseks keelatud emotsiooniks tihtilugu, mis kuhugi lükatakse natukene sinna varju ära. Aga küsisin kord ühelt psühholoogilt, et mis siis on konstruktiivne väljendus vihale? Ja tema vastas, aga kas see peab konstruktiivne olema? Et see on absurdne eeldada emotsioonilt, mis on täpselt sama väärtuslik nagu iga teine emotsioon selles nagu spektris, sest ta on mingi funktsiooniga välja kujunenud, eeldada talt, et ta oleks hästi konstruktiivne. Siin on lihtsalt mingid mõistlikud lahendused, et kui ma tean, et minul see viha purskub, eks ole, tugevalt, et see ongi kohati destruktiivne, et see võib tähendada ka auku ukse sees. Et kui mul on kombeks ikkagi alati kirve järgi haarata, siis võib-olla tasub kaaluda mingeid. Aga mingid siuksed lihtsamad asjad, kui liigselt alla suruda, eks ta hakkab siis kuskilt kõrvust välja voolama lõpuks ja teistmoodi mingid siuksed õelutsemised kuskilt ümber nurga, see ei ole üldse parem. See on nagu veel vastu.
aga siis mingid sellised elementaarsed asjad, kuna viha on nii füüsiline, siis väga paljude inimestega me oleme kokku leppinud, et nüüd on kätekõverdused või mingid kükistüpped, et sa saaksid füüsiliselt seda natukene välja rapsida, sest on niiviisi, ma tahan midagi teha ju, et tahab. Ja tegelikult ei ole üldse paha, jälle viisakad inimesed nii ei tee, et kiruvad või ütlevad mõned niisugused ropendavad väheke. No ühesõnaga, aga tegelikult ka viksid naised võiksid mõnikorra panna korra ära ja on õhk palju klaarim ja lähme edasi. Jooksta võib ka, mina jooksen. Jaa, jooksmine on ma jooksen nii, et ja see on mind aidanud päris palju, jah. No see kõik füüsiline muidugi. Ja siis ta tõmbab täiesti siukseks. Aga kui me füüsilisest poolest korra räägime, et vahel vallandub naer ka sellise füüsilise reaktsioonina, mingi kaitsena, et mul on küll näiteks olnud seda, et kui on emotsionaalselt mingi väga raske olukord, hakkadki lihtsalt naerma. Et millest see mehhanism tingitud on, et kuidas see huumor meid, kas see on kaitse? On olemas üks siuke vahva teooria nagu vastandprotsesside teooria, kus nagu kirjeldataksegi, et meil on emotsioonid üldiselt negatiivsed ja positiivsed või valents on teada, ühed on meeldivamad, teised ebameeldivamad ja tegelikult organismil on normaalne vaheldus, mitte nii, et ta ei suuda olla kummaski sellises valentsis tugevalt pikka aega, et on vaja puhkust, rahunemist ja tegelikult oleks hea, kui viskaks vahepeal teise otsa välja. Ja seda on hästi palju kirjeldatud just näiteks leina või matuse situatsioonides, kus inimestel on väga pikka aega olnud päriselt väga raske ja siuke pinge on peal ja mul üks väga tore lähedane inimene kirjeldas ka, et täiesti ebasündsalt nad purskasid matustel naerma. Et tegelikult see ei ole nagu okei kultuuriliselt, mis mõttes matustel on, aga tegelikult tekib mingisugune reaktsioon, et ta viskab teisele poole välja. Ise saad aru, et tegelikult ei ole okei, aga lihtsalt enam ei suuda. Aga see matused on väga, minu meelest on üks kõige suurem huumorinurk on matused. Ma mõtlen seda täiesti tõsiselt ilma igasuguse möönduseta, sellepärast, et nii palju, kui mina olen matustel olnud, alati saab nalja. Sellepärast, ja see tuleneb just sellest, et see pinge on nii suur, eelkõige sellest, sest et need reeglid, et jumala eest ma midagi valesti ei teeks, et jumala eest mul, et ma valesti ei astuks, midagi valesti ei ütleks, sest et kõik on niivõrd ärev ja siis hakkavad asjad juhtuma ja tegelikult need lugusid, sellest võiks ka monotüki teha tegelikult. Minu meelest Andrus tegi ka sellest Vaarik midagi vähemalt sinna kanti, vähemalt osa tema viimasest monokast oli rääkis matustest ja ega mujal maailmas on seda kindlasti palju tehtud, aga tegelikult see on ammendamatu, kas või alates sellest, et see matuse talitaja ütleb selle kadunukese nime valesti, on ju. Seda juhtub olen kogenud päriselt. Jaa, seda juhtub ootamatult tihti, natuke nagu imelikult tihti isegi, eks ole, Kirstus on Mare, ta ütleb Terje, eks ole, ja siis parandatakse Mare. Esimene kord ei parandata ka, vaid loodeti, et äkki kuulsin valesti. Ja siis kui see kordub, siis on kuidagi, et... Ja siis mina olen ka kogenud matustelt tohutu palju nalja, see on lihtsalt... Ja tegelikult, kui sa oled vähegi terve inimene, ja kui eriti, kui matused ei ole ka midagi traagilist, ütleme, et on tõesti vana inimese matus, mis oli täiesti orgaaniline sündmus, siis tegelikult võiks seda nalja isegi nagu võimalikult palju saada. Peakski saama, sest et see minu meelest see on tervislik. Mina oma pojamatustel ma tegin nalja ja oma emamatustel ja oma isamatustel ka, sest et ja kõik on selle eest väga-väga tänulikud, sest et see jällegi, see on esiteks ta on tervislik, ta õgvendab kogu pinge ja siis ta muutub päriseks. See matuse õhkkond muutub selliseks, nagu ta võiks olla, sest et ega kurb on ju niikuinii. Selles ei ole ju kahtlust, ega keegi seda ju ei üritagi eirata ega vähendada läbi selle nalja. Aga ta muutub, kõik hakkavad, õlad lähevad vabaks ja inimesed hakkavad hingama ja selle matuse meeleolu on tegelikult adekvaatsem. Mitte selline nööri mööda ja jäik, mida meie tavaliselt need matuse kombed ka justkui kultiveerivad või tekitavad seda. Minu meelest on kohati need on täiesti sõgedad. Minu meelest on need täiesti sõgedad, et kogu see rongkäik peab selle kadunukese nende lähedaste juurest läbi käima ja siis need vaesed lähedased, kes on niikuinii kukkumas ja oma leinas, siis nad peavad nende kogu selle rongkäigu seal tunnen kaasa ja siis nad peavad selle kõik ära taluma. See on täiesti kohutav komme. Vanad inimesed ei jaksaks seista püstigi nii kaua ja siis käib see kätlemine, kus on selline tunne, et kes järgmiseks.
on, õudselt, on niimoodi. Ja siis, kui sinna selle kirstuga, vaata seal enne kui ta lastakse sinna auku, see on ju igavesti ohtlik. Tähendab, seal ääre peal on väga vähe ruumi. On ju, tähendab oht, käivad viskamas. Aga seda, et sa selle koos kirstuga sinna auku libastud, eriti kui on talveaeg, see oht on erakordselt suur. Ja ma olen ise libastunud sinna augu ääre, jalg käib niimoodi. Mitte kukkunud küll, aga see kirst käib niimoodi, et ma mõtlen, et püha jumal. Ja siis ma tean lugusid, võib-olla need on ka, nüüd ma hakkasime matusta nalja rääkima. Seda, et ikkagi kirst kukubki piraki ja see gaas läheb lahti ja igast varianti. Ei, mitte seda, aga lihtsalt see vaene kadunuki, kes on ilusasti riidesse ja kõik õiges asendis seal, seega ränsakis. Vaata, selliseid asju juhtub ja tegelikult neid tuleks võtta ikkagi võimalikult elutervelt ja rääkidagi edasi, kui väga nagu naljakaid lugusid. Üks vastuoluline mõte, ma lihtsalt jätkan sama mõtet, et mulle seostub see nagu mõned aastad tagasi oli mingi hirmuskandaal sellega, et keegi tegi mingi pildistamise kommunismi ohvrite memoriaali juures ja Pirital on see uus kaunis maastikuarhitektuurne mälestusmärk on ju, mis on väga kinematograafiline koht, inimesed kipuvad sinna pildistama, küll pildistatakse seal treeningriideid ja peppusid ja pildistati seal vist ka, ma ei tea, kas tehti mingit reklaami, ühesõnaga kellelgi tekkis sellega probleem. Et monumenti kasutatakse nüüd siis nii kerglastel eesmärkidel kuidagi. Ja mulle jälle tundus, et selles peaks peituma nii suur kergendus. Et ükskõik kui väga keegi kannatas, ühel hetkel tuleb ikka keegi, kes paneb sinna lihtsalt oma auto ja ütleb müüa BMW. Et see ju näitab, et elu läheb edasi, et on mingi eluterve ringlus ja kui see ei sisenda elu usku, et kõik kannatused kaotavad kord tähenduse, et siis mis seda siis sisendama peaks? Jah, eks siin on ka siuksed maailmavaatelised põrkumised, me tuleme oma kodudest ka välja mingite reeglitega, mis ei ole meil just otsa ette kirjutada, aga mõni ütleb, et vot asjad peavad käima nii. Ja siis on mingid teised kodud, kus asjad on teistmoodi käinud ja kui need inimesed kokku saavad, siis on imestatakse, et oot, mis juhtus, et siin siuksed maailmavaatelised ja väärtuste põrkumised on. Ja on väärtuste põrkumised ja lihtsalt arusaam sellest, mis on millegi ülenaermine, mis on mõnitamine, ilkumine ja mis on tegelikult austav või tunnustav. Ma isegi eesti keeles, mul selle sõnastamiseks jääb natukene võimekusest puudu, sest et see ülenaermine, millegi ülenaermine, et kui me tujurikkujaga tegime neid küüditamise sketši, eks ole. Ja neid oli veel, pedofiilia sketš ja Estonia hukk ja kõik need asjad, mis me oleme läbi käinud, mille eest me tohutult peksa saime, iga jumala 1. jaanuar see tuli, see oli nagu selline nõiaring, see 7 aastat kestis, iga kord oli niimoodi, miski oli, mis ei meeldinud. Ja iga kord lõpuks me juba loobusime seletamast, et ei ole ju küsimus, et me oleksime selle sündmuse üle naernud, vaat siin on see sõnastuse küsimus väga tähtis, vaid see, me ei olnud ju lugupidamatud küüditamise kui sellise, kui kohutavalt traagilise ajaloolise sündmuse üle, mis on eestlastega juhtunud. Aga ometi on osa inimesi, kellele tegelikult seda selgeks teha ei ole võimalik. Ja ei ole asi küüditamises, vaid üleüldse ükskõik mis sündmus. Ja nüüd ongi see sõnastuse küsimus, ma olen aru saanud aja jooksul, et see on väga tähtis. Ülenaermine või koos naermine. Ja nüüd minul läheb natuke sõnastusest puudu, mida ma tegelikult silmas pean. Me ei naernud küüditamise üle. Aga mida me siis täpsemalt tegime? Ma ei oska seda täpselt ilusasti lihtsas lauses sõnastada tegelikult. Aga see on väga hea küsimus, just, et vaata, viimastel aastatel on eriti teravalt ennekõike USAs olnud teema see, et mille üle me üldse tohime naerda, et selline poliitiline korrektsus on teinud väga suuri samme. Praegu on meil nagu seksuaalvähemuste suhtes selline hästi kõrge tundlikkus ja normaliseerimine ja nii edasi. Et tihtilugu sellised marginaliseeritud grupid, et ma saan aru sellest, et võib olla hästi suur tundlikkus, sest et sa tunned, et sinu väljakutset, kannatust, mida iganes võib-olla ei aktsepteerita, naeruvääristatakse, nii edasi, on täiesti inimlikult nii mõistetav. Ja samas teisest küljest, kui me neist vastuolulistest, selles hetkes ühiskonnas jaoks vastuolulistest, see ei tähenda, et kellegi seksuaalsus iseeneses on vastuoluline, vaid lihtsalt, et kui me neist teemadest näiteks üldse ei räägi, kui me nende üle nalja teha ei saa, kas siis saab neid üldse normaliseerida? See on hea küsimus, jah.
vastus on, et mida vähem reegleid, seda parem tegelikult, et kui me peame nii paljusid reegleid jälgima ja pinges olema, et mille üle tohib nalja teha või noh, millistel teemadel, mitte mille üle, vaid millistel teemadel ja siis kuidas me sõnastame ka teatud Astrid Lindgreni ja veel mingid raamatuid ümber, et me ei tohi teatud sõnasid enam üldse öelda, et siis ma nagu ei oska enam üldse rääkida. Et nagu see paneb nii piiridesse ja siis oledki krampis ja enam ei oska nagu nalja ka teha ja siis on hoopis võõristus justkui. Ja see läheb väga keeruliseks. Ja see, ühesõnaga, nagu ikka äärmus on ohtlik alati, ükskõik milles. Ja see, ka siin. Ükskõik kummale poole. Absoluutselt. Ka selles, et ütleme, et mina leian ikkagi, et iga teema saab olla nalja aluseks, eks ole. Me teame seda, see ei ole ka kellegi jaoks uudis, ma arvan, et suurem osa inimestest on minuga ühel nõul, lihtsalt jälle see ülenaermine ja on see vahe, eks ole. Ma arvan, et Ukraina sõda ei saa olla praegu, oleks ebamõistlik teha nalja, mille aluseks on kuidagi pidi Ukraina sõda, ükskõik mil moel, eks ole. 10 aasta pärast ilmselt on see võimalik. Selles mõttes, et saad aru? Pärast seda vestlust, ma hea meelega, ma saadan teile, aga ma lingin hea meelega siia episoodi juurde Ukraina stand-upi, mida ma kuulsin, võib-olla pool aastat tagasi, need on Stories from the Bunker, enamik neist on ukrainakeelsed, aga üks oli selline nemad ise võivad, muidugi. 2010ndates naisterahvas, kes siis inglise keeles tegi sellise, 10-minutise kava ja kuidas selline klassikaline millennial meie mõistes klassikaline lumehelbeke nii-öelda, teeb nalja sõjaolukorras, see on täiesti müstiline. Kui ta räägibki sellest, et ta on õppinud tualetis käima 10 sekundiga, sest et ta ei tahaks, et kui kortermajal peaks sein eest ära lendama, et see ei ole see pilt, kuidas ta minna tahab, et ta on nagu poti peal. Et sellised ühesõnaga, ma hea meelega panen selle YouTube'i lingi siia juurde ja jagan teiega ka, et see on, ja see viib minu arust hästi huvitava küsimuseni jällegi, et inimestel, kes puutuvad või kõrvalpõikeks on nüüd selge see, et meie siin võib-olla peaksime Ukraina sõja üle, kui see kuidagi nagu huumorivõtmesse asetada, seda tuleks teha äärmise tundlikkusega, sest see ei ole meie oma, see ei ole meie sisu. Küll aga inimesed, kes ennast pidevalt leiavad nagu stressiga silmitsi, see on nii jälgitav meditsiinitöötajate puhul, ma ei tea, tuletõrjujad, kes ütlevad, et pärast tulekahju kustutamist tahaks ikka minna Hiiu grilli seda grillkana sööma, et lõhn on juba ninas kuidagi. Et kui palju on selliste ekstreemsemate elukutsete esindajate juures, kes tegelikult puutuvad traumaga kokku igapäevaselt. Et kui palju neil areneb sellist väga-väga musta huumori meelt. Muidugi areneb, see aitab ja nad ise räägivad ka, et see on see, mis elus hoiab. Ja onkoloogid, laste onkoloogid on väga, ja onkoloogia, need on väga musta huumori. Ja täiesti, ja see on väga võluv, see on erakordselt võluv ja väga terve. Nad peavad ju kuidagi ise ennast ka kaitsma, sellepärast, et see on emotsionaalselt, seal on nii tõsised asjad, et enam tõsisemaid olla ei saa, et kuidagi sa pead oma tööd edasi tegema ja selle alla neelama ja siis see ongi see vastureaktsiooni teooria, et viskad vahepeal teisele poole ja aitad ennast sellega. Ja sellest on ju olnud, vaata see kuulus kellegi vanaproua lause seal Kiievis varjendis see, et kui oodati, et millal see raketirünnak tuleb ja siis ei tulnud ega tulnud ja siis keegi vanaproua oli porisenud, et ei tea, kas see Putin tuleb jalgrattaga või mis või. Vaata see, te ei ole kuulnud seda? Ja see on kuulus, sellest on juba aasta möödas, see oli võrdlemisi sõja alguses, mis siis õgvendas kogu selle pinge järsku. Keegi lihtsalt vanaproua, kaua see tuleb nüüd siis, ei tea, kas see Putin tuleb jalgrattaga või mis. Ja siis kõik rõkkas, eks ole, ja sellest räägitakse, alles hiljuti oli sellest jälle kuidagi mingis kontekstis juttu. Nii et jällegi huumor päästab maailma ka selles olukorras. Aga lihtsalt jah, et kes tohib ja mil moel tohib. Eks ole, kui sa pead olema lihtsalt väga tundlik, emotsionaalselt väga intelligentne, väga vaimukas, kui sa puudutad nii teravat teemat või nii tundlikku teemat, aga siiski ma olen seisukohal, et kõik on võimalik, eks. Lihtsalt, et ükskõik mis on ikkagi võimalik. Aga samas, et siin ongi skaleerimise küsimus mingis mõttes, et vaata, kui me hästi tihti sellist, kui me üldse püstitame küsimust, mis on okei, mis ei ole, mida me siin saates teeme erinevates aspektides, on ju. Ja tavaliselt me jõuamegi sinna, et tähtis on tajuda olukorra individuaalset sellist nagu olemust, on ju. Et ei ole üht reeglit, vaid on alati mingi väga spetsiifiline viis. Et koomikuna laval
sa räägid paratamatult sadadele inimestele, televisioonis sa räägid sadadele tuhandetele inimestele, sa ei saa olla tundlik kõigi suhtes. Sa teed mingi sisemise kompassi järgi mingi otsuse ära, on ju. Aga kuidas sina võtad selle nii-öelda vastutuse, et sa pead siis olema valmis ka selle pahameelega kuidagi silmitsi seisma? Jah, olengi. Tähendab, mis see Tujurikko on kõige parem näide, sellepärast, et see jõudis kõige suurema vaatajaskonnani, eks ole, et siis me harjusime sellega, jah, et alati toimus kihistumine väga selge, äärmuslikult poolt ja äärmuslikult vastu. Sellist keskmist, keda ükskõikseks jättis, oli võrdlemisi vähe. Me harjusime sellega. Need ei kirjuta ka. Ja need ei kirjuta ka, jah, muidugi. Ja siis me harjusime sellega aasta-aastalt. See võib-olla alguses tundus kuidagi kummaline, aga tegelikult see ei ole kummaline. See lihtsalt on täiesti normaalne, täiesti tavaline nähtus ja täiesti harilik ja loomulik reaktsioon, et see ongi täpselt, jaotabki kahte lehte need inimesed ja ei saa pahaks panna. Nooremana ma nagu panin seda pahaks, sest et ma teatav upsakus oli ka, eks me olime ülbed ka. Oma seltskonnaga, sest et ma arvasin, et see on ikkagi kuramus hea, mis me teeme. Oli küll, jah. Aga et ega me seda kriitikat ka väga hästi ei talunud või siis kui talusime, siis pidasime seda igal juhul mitte konstruktiivseks ja me ei... Võid otse öelda? Ühesõnaga, ma usun ka, et ma võin otse öelda, aga ma nüüd, kuidas see täpne sõnastus on, kui keegi võttis ikkagi artikli kirjutada, neid inimesi oli ka, siis me muigasime üleolevalt selle peale. Sest et meile tundus ikkagi, et meil on õigus, eks ole. Tuleb vanusega teatav tolerantsus, teatav suurem võimekus mõista ka teistsugust arvamust, kui on sinu oma. Eks me olime sellised 30-sed selle Tujuriku ajal, eks ole. Ja siis see upsakus ja ego on ikka suurem oluliselt, kui ta on praegu. Aga see selleks, ühesõnaga, et me ei võtnud seda kriitikat tegelikult väga sisse, vaid suhtusime teata põlgusega, et me oleme ikkagi ägedad. Aga nii saab ka ennast kaitsta. Muidugi, ja loomulikult, jah, ikka. Ma mõtlen seda, et kui see kriitika tuli, eks on ju teada, et need, kes on vaimustunud ja positiivsed, need ei kipu nii palju kirjutama, seda ei kuule. Ja kõlama jääb jälle, et need osad kriitikud siis võtavad rohkem sõna, nii nagu ka praegu sotsiaalmeedias, et kui mingi artikkel tuleb, siis vahet ei ole, mis teemal seal on nagu... Peks on ikka täpselt. Ja see on alati niimoodi, jah. Rääkisime, Kariina, sinuga eelmises episoodis korraga sellest, et kui oluline on teraapiaprotsessis nagu usalduslik suhe. See, et tekib terapeudiga mingisugune nagu ühine ruum nii-öelda või selline teineteise mõistmine ja usaldus. Kui me mõtleme korra nagu huumorile selles aspektis, siis Märt, sa oled ka ilmselt mõningate spetsialistidega kokku puutunud. Kuivõrd on see oluline, et huumorimeel klapiks? Ühe vaimse tervise spetsialisti, olgu see psühhiaater, psühholoog, nõustaja, kes iganes, ja kliendi või patsiendi vahel. Mis siis, kui üks tahabki teha selliseid väga morbiidseid nalju, ja teise jaoks on selline huumor täiesti vastuvõetamatu? Kui see, kes morbiidseid nalju tahab teha, on terapeut, siis midagi lahti selle siukse sotsiaalse tunnetusega, et kogu aeg tuleb ja siis vaatab, klient või patsient vaatab sulle sedasi otsa, ja siis tõenäoliselt rohkem ma ei näe seda inimest, kui ma viskan valimatult neid kilde. Et loomulikult on see oluline, et klapp oleks, aga mulle ilmselt on loomult omane rohkem see, et tuleb see itsitus kuidagi seest kergemini võib-olla kui mõnel teisel inimesel. Ja siis ma pean teatud olukordade natukene ikkagi ennast tagasi hoidma ja pingutama, et juba on nagu tore, aga siis vaatan, et siin ma ei saa praegu. Oled sa seda piiri kunagi ületanud kogemata? Ma arvan, et olen. Et ma ei taha tituleerida, et ma kuidagi eksimatu, et mina olen ka ekslik ja ilmselt ma olen seda piiri ületanud, mul ei tule praegu meelde, aga ma arvan, et ma olen siis aru saanud, et läks liiale ja siis ma olen üritanud kuidagi siluda seda. Jah. Sest selge see, et kliendi selline tundlikkuse aste võib olla ikkagi äärmiselt kõrge, et mida annab lugeda kriitikana näiteks. Et üldiselt on see nagu tajumise küsimus ja tavaliselt on nii, et kui ikka naljaks läheb, et mina ei ole see, et pumpan siin mingit nalja üles, et ma ei mõtle ju niiviisi, et vaid sealt tulevad lihtsalt siuksed situatsiooni momendid, kus me vahest arutame ka kliendi või patsiendiga, et kuule,
inimene ütleb, et ma olen kogu aeg niiviisi teinud ja ikka ei aita, siis mul on nagu, et oota, kui sa kogu aeg niiviisi ei teinud ja see ei aita, äkki teeks midagi teistmoodi nagu, või noh, mingid siukseid normaalseid teraapia momente, mis tegelikult tulevadki siukse absurdina välja ja inimene ise räägib selle ära ja siis tegelikult ongi juba nagu nali valmis, et ma ei pea üldse nagu midagi tegema, siis tood natuke seda välja ja siis hakkabki maru naljakas juba. Huvitav, te olete nagu sellistes, et me selle vestluse alguses kehtestasime ära, et mõlema elukutses on huumori meil äärmiselt oluline, aga samas selle kasutamine ja selle rakendamine on nii polaarselt nagu vastandlikud, on ju. Et kujutad sa ette sellist elu, et sa peaksid ülitäpselt igas kontaktis reguleerima, et sa siin nüüd ometi kohatut nalja ei viska. Karina jutu ajal mõtlesin seda sama, et oi, see on keeruline. See peab olema ikkagi erakordselt hea inimese tundja ja ma tahtsin ka jõuda selleni, et tegelikult mina ei ole kunagi ühtegi psühholoogi kohanud ja ma olen neid ikkagi oma elu jooksul päris suure hulga kohanud, kellel ei oleks hea huumorisoon, sest mulle tundub ka selle elukutse juures, see on hädatarvilik ja vältimatult vajalik. Sa ei saa oma töös hea olla. Seega, ja veel pluss veel, seal on nagu selle kõrgem tase, et sa pead tegelikult ja võrdlemisi kiiresti hindama oma kliendi puhul ära, kust maalt see piir jookseb ja mida sa tohid, mida sa ei tohi, eks ole. See on ikka peen töö. See on väga peen töö. Nojah, ega ma ei juurdle ju kogu aeg, see on intuitiivselt ja noh, siis võibki, eks ole, tulla ka mingeid eksimusi, aga minust oluline on see, et see inimene või terapeut või psühholoog, et on ehe. Et kui ma olen kuidagi, et see, kes mina olen ja siis midagi, mis ma teen või ütlen, need omavahel kokku ei lähe, siis on kohe mingisugune vastuolu ja see ei tööta. Aga noh, kuna ma olengi natuke võib-olla mängulisem ja itsitavam, siis see on nagu see minu eheduse osa ja siis mulle võib-olla antakse seda natukene rohkem andeks, kui ma siin nagu liiale lähen. Et jah, et ma kontrollin, aga ma arvan, et ma ei kontrolli nagu nii täpselt ka. Et see on intuitsiooni pealt mingil määral ja ma tunnetan või noh, ma ikkagi kuulan, mida inimene räägib, sest iial ma ei tohiks lasta teha mingeid nalju, mis kuidagi inimese enesehinnangu pihta teevad või noh, meil peab olema see ühisruum, et on aru saada, et me nagu kuidagi ei alaväärista tema mingeid omadusi või midagi säärast, vaid et kui me leiame mingisuguse naljaka momendi, siis see ei ole ju ma ei taha ju kuidagi alla tõmmata teda, vaid vastupidi võimestada, jõustada, näidata seda mängulist poolt ja et ka sellistes tõsistes kohtades võib olla palju nalja. Tavaliselt tulevadki mingitest suht tõsistest kohtadest ja tegelikult tuleb päris hea nali ju. Päris hea nali tuli Me tegime just taastusproovi, mida me nüüd jälle mängime Evelin Võigemestiga stseenid ühest abielust, Ingmar Bergmani kurikuulus näitemäng, mis on tegelikult oma olemuselt väga karm, väga eluline, aga noh, mitte kogemata maailma kuulus näitemäng, sellepärast, et ta on selline paari suhtest ja muu hulgas ka kõige suurematest julmustest, jõhkrustest ja alatustest, mida kaks inimest, kes teineteist armastavad, on võimelised teineteisele tegema ja ütlema. Ja samas on need väga elulised, aga ilma ilustamata ja hellitamata. Ja kui me nüüd jälle taastusproovi tegime üle suve, üle aasta, siis meil sai jälle eelkõige sai kohutavalt palju nalja. Tohutult palju nalja, sest et nii kui ta õigeks läheb, see kraad läheb õigeks, see tõetunne tekib, siis hakkab kohutavalt naljakas. Publik seda ei näe pärast, sest siis me oleme juba, käitume professionaalselt. Aga tegelikult see tõetunne ajab laginal naerma ja need situatsioonid, mille puhul me naerma hakkame, on tegelikult väga traagilised. Ja see omakorda, miks me hakkame, see tõetunne tekib, on see, et me vähem või rohkem oleme Eveliniga neid olukordi lihtsalt oma elus kogenud. Siis see tekib see tõetunne, saad aru, kui kohutavalt absurdne see tegelikult, absurdne ja koomiline oma selles julmuses, traagilisuses on, et see ühesõnaga, tragöödia ja komöödia on kogu aeg käsi käes, alati nii elus kui näitemängus, sest näitemäng võiks paremal juhul olla elu. Aga see, kui sa ütlesid, et saab sinu jutu peale, et minu tööst tuleb nalja ette siis, kui tõetunne tekib.
ja olgu see situatsioon laval milline tahes, see ei pea tegu olema komöödiaga, vastupidi. See on päris karm lugu, aga nalja saab õudselt palju. See on, tundub, et see on nagu ühisosa, täpselt see mingisugune taipamine, et ahaa, või sealt tekibki selline ahaa-efekt vahest selline, mida tegelikult ongi vaja teraapiaprotsessis, et ma taipan ära, et aga need asjad on nii ja see tekitab see üllatus, mis sealt tuleb või ahaa, see paneb tihtipeale itsitama või arusaamine, et issand, mis absurdne asi see siin on. Et see käib tihti taipamiste juurde, see on väga oluline point tegelikult. Aga kui teadlikult sa kasutad huumorit teraapias, kas see on lihtsalt intuitiivne või on mingid konkreetsed metoodikad, kui palju seda rakendatakse? No selles mõttes, et on olemas ju ka mingisuguse naeruteraapia, kus lihtsalt sunnitakse. Kas sa suudad seda tõsiselt võtta? Ei. Mina ka ei suuda. See on see ei ole ma mõtlesin, et me äkki jõuame sinna maani. Väga tead, see Marta selle... Füüsiline piin. Ma ei kujuta ette. See on niivõrd jõle. Ma hakkasin ennast kaitsma. Ma ei suuda seda üldse. See on midagi täitsa... Aga samas ju öeldakse, et see, et need ühendusteed toimivad mõlemad pidi, et see enda naeratama sundimine justkui panebki mingid kemikaalid tööle, see on ju teaduslik. Ma arvan jälle, et küsimus on doosis, et kui ma vahest teen seda nägu ka, mida näitlejad on sunnitud tegema, et ükskõik, mis sul eraelus on, sa lähed, annad etenduse, kedagi huvita, on sul palavik või mis sul seal juhtunud, teed seda, mida sa oled siia tegema. Ma näitlen nagu seda elu. Ka rollis, jah? No rollis, et mõnes mõttes mina olen ka rollis ja päris elus paljud inimesed mängivad samamoodi, hoiavad mingit fassaadi ja teevad rolli ja kui ma tõmban selle rolli, see võib natuke võlts tunduda, aga natukene siiski aitab, olema ausad. Me ütleme niimoodi, et võib-olla tõesti see lõpptulemus parimal juhul on see, mille jaoks seda tehakse, aga see tee selleni on nii jäle. On natuke õõvastav. See on nii õõvastav, jah, et ma ei suuda seda protsessi lihtsalt ma ei suuda selles protsessis olla, see on juba esimesest sekundist nii valus, et ma kindlasti ei jõua selle tulemuseni, mille jaoks ta mõeldud on. Sõpradega tuleb see paremini. Siin osadel tekib ilmselt see ka, et öeldakse, et nii, mine nüüd naeruteraapia, te peate hakkama naerma, see tekitab totaalse vastureaktsiooni, et kui mulle ütleb ka keegi, et sa pead seda tegema, siis ma võin ju mõistusega aru saada, et jaa, aga ei. Aga jällegi, nüüd siinkohal ma tuleksin jälle selle juurde, et see ei tähenda, et meil siin Karinaga on õigus, et ärge tehke jumala eest, kui see toimib. Minge proovige. Jaa, ei et ma ei ütle, praegu kõlas küll nii, et see on rumal ja meil on õigus, on ju. Ei, seda ma küll ei ürita öelda. Ei, ma mõtlen ka, et tasub proovida sellepärast, et kui eesmärgiks on niisugust nalja tegemine, siis äkki ongi äge kellelegi. Äkki kellelegi sobib, sest inimesed on nii erinevad. Ei, nagu me mainisime, on ju, et lust on legaalne narkootikum. Et lõppkogudes, mida me nende sõltuvusainetegagi taga ajame, mingeid kemikaale, mis meie ajus vallanduvad, on ju. Ja et see, et me rõõmustame, on see tee nagu ilma mingite abivahenditeta sinna. Ja et lõppkokkuvõttes, kui on mis iganes vaimse tervise probleem, on ju, et seda lusti on nagu liiga vähe, siis ei ole ühtki nagu valet teed selleks, et see dünaamika üldse enda sees üles leida. Vabandust, ehk olete ka kohanud, mulle tundub, mõned inimesed näiteks on unustanud, kuidas naerda. Mitte igaüks ei tea, ei mäleta üldse, mis tunne on nagu lusti tunda, rõõmu tunda, sest et neid sotsiaalseid olukordi näiteks, mis kus oleks see tunnete variatiivsus nii suur või kus tekiks mäng näiteks. Mitte iga inimene ei ela nii, et tal on üldse keegi, kellega saaks lust tekkida, on ju. Ja et juhul, kui selliselt mingisugused ühendusteed on nagu jäänud hapraks või et see vaimne tervis hakkab lagunema, siis et nende sotsiaalsete kontaktide või emotsioonide mingisuguse variatiivsuse puuduse tõttu, et siis jumala eest, mis iganes moel, lust tuleb endas üles leida, see on A ja O, sest muidu milleks. Ja see kipub ka muuses ununema. Olen olnud korduvalt tegelikult situatsioonides või mitte situatsioonides, vaid sellises eluetapis, kus tagant järele ma saan aru, et issand, kui vähe ma olen naernud ja kui vähe on nalja saanud. Ja seda sa tabad siis, kui tekib jälle see olukord, kus üle pika aja saab kohutavalt palju nalja, siis sa alles märkad, kui sa hakkad mõtlema tagant, oi jummel, ma pole tükk aega niimoodi naernud.
Ja tegelikult see on päris kurb tõdemus. Mina olen selles, ja sa ei pane tähele seda, selles etapis, kus sa oled ja toimid ja tegutsed ja oled sellel oma rattas. Ja ma tegelikult ei teagi retsepti, kuidas ennast, siis lihtsalt jällegi pidev enesega tegelemine võib olla selles suunas, võib-olla aitab ennast jälle kohale tuua ja otsida neid naeru ja nalja võimalusi, eks ole, sest et see on väga oluline, sest et see on alati siis kohutavalt vabastava jõuga. Siin sel aastal tegime ühte filmi siin terve sügis, talv, kevad pikalt tegime ja alati, kui ma sinna võttele sain, siis nii tohutult palju nalja ja siis ma tundsin seda erakordset vabastavat jõudu selles. Eriti siis, kui ta on natukene kuskil kinni olnud ja tükk aega saanud, siis see jõud on pööraselt suur. Ja seetõttu ma olen hakanud mõtlema, et tegelikult, Märt, sa võiksid tegeleda sellega, sest et see ei ole võimatu märgata seda natukene liiga morbiidset või liiga halli etappi ja natukene seda puruks raiuda. See on täiesti võimalik, lihtsalt otsida ja leida need hetked ja kohad. Ja ma olen hakanud ka sellega teadlikult tegelema. Õnneks mul on poja juba nii suur, mul Herman saab juba 14 ja juba ammu saab tema nalja ja aina rohkem saab, sest ma olen väga uhke tema terava huumorisoone üle ja siis ma lihtsalt Hermaniga tegelen nii, et Hermaniga saaks nalja, et meil oleks omavaheline suhest, et ka see nali on väga oluline suhtealus, väga tugevalt mõjutab suhet, kui on ühine naljasoon, eks ole. Sellest aspektist lähtuvalt ja lihtsalt, et enda vaimne tervis oleks parem ja poja vaimne tervis oleks ka parem, et ma tegelen täiesti teadlikult sellega. Ja Helmiga juba ka, sest Helmi ei ole ka enam titt. Võimalikult palju nalja. Liiga palju ei saa seda kunagi olla. Jumala õige, et see toob nagu selle mõtte juurde, et inimesed vahepeal lähevad, otsivad seda nalja ja rõõmu kuskilt väljast poolt, aga seda annab täpselt iseendal ja kodus ka tekitada, et kodus on ju peaks olema kõige vabam õhkkond, kus ei ole ka seda, et mis teemadel võib ja mitte, et enam-vähem on ju teada, et siis seda nalja ja lõkerdamist ja lõbu võiks ja mängulisust võimalikult palju olla, et see ju tekitabki meile niisuguse koduse fooni, mis toetab vaimset tervist ja sotsiaalseid suhteid ja mida muud vaja ongi siin maailmas. Ja abikaasal on ka väga erakordselt must niimoodi, et vahepeal tõmbab hinge kinni kohe see nali siin-seal ja me pidevalt seda piiri niimoodi kompame oma Liisuga, seda, et kui kaugele lastega võib minna ja harjutame neid, et aina kaugemale seda lükata, sest et see on vajalik oskus elus ja aitab, nagu me siin oleme rääkinud, et aitab elus väga-väga palju. See on vahetevahel ainuke asi, mis sind üldse aitab. Huumorisoon. Ja siis ma olen väga uhke, kui mu poja teeb selliseid väga teravaid nalju, et näiteks kui see kurikuulus pealtnägija intervjuu oli selle kokaiini teemal, siis ma näitan üks nädal või paar pärast seda ütlesin lihtsalt, olin esikus, panin saapaid jalga ja ütlesin Hermanile ja Helmile, kes sõid köögis, ütlesin, et ma lähen puid tooma kuuri ja siis Herman sõi rahulikult, ütles, lähed sa jää puid tooma. ja kui selliseid hetki tekib, siis mul läks süda väga soojaks, mul on kohutult hea meel. Mul on väga hea. Ma olen väga uhke. Jumala hea kildu. On ju? Igal lapsevanemal on omad indikaatorid, nagu, et kuidas sa tead, et sa oled lapsevanemana nagu õnnestunud. Mulle meeldib, et see on see sinu oma mõte, et selle järgi. Me mõõdame ka kodus selle itsitamise järgi põhimõtteliselt, ükski kodu ei ole ju niiviisi, et sul ei ole üldse probleemi. Ikka on keegi ütleb miskit, aga siis me paneme klaarime ära ja natukese aja pärast on naer taevani, nii et nagu vaheldus on oluline. Klaarime ära, proobleemid ei lahendamata ja tegelikult saab jumala palju pulli kogu aeg, iga päev. Lihtsalt ühe kõrvalpõikena küsin just nimelt selle lastega nalja tegemise suhtes. Keegi ütles kunagi, kui minu õde sai emaks, minu laps ei ole õde sai emaks ja siis ta kuskilt kuulis hoiatust, et lapsed ei adu irooniat.
et see, et kui ettevaatlik sa pead olema, kui sul on see must huumorimeel, et mida sa võid nagu lapsega endale lubada. On see tõsi, et lapsed ei adu irooniat, et neid peab selle eest väga kaitsma? Laps on, eks ole, alates sünnist, kui nagu antakse pass või siis saab 18, aga selle aja jooksul toimub ju normaalne sotsiaalne areng, et kõigepealt on muidugi üks ja sama nali 10 või 20 korda järjest töötab ikka ja 100 korda on ka päris hea, et tee veel, eks ole, on teatud vanuses 2-3 aastastel muud, kui endal on ammu siiber, lapsel ikka naljakas, eks. Aga siis vaikselt hakkab tulema selline sotsiaalse konteksti tunnetus, alguses nad ju ei taju seda ka, et kui üldse teise mätta otsast midagi vaadata on. See egotsentrilisus on nii suur, vaikselt hakkab arenema ja küll see niisugune iroonia ja muu ka tuleb, kahemõttelisus ju samamoodi areneb. Jaa, aga see on raske mõista seda väidet, sellepärast, et see oleneb ikkagi vanusest, see oleneb lapse arengust lihtsalt ja puhtal kujuliselt, et see muutub tasa ja targu mitmekiilisemaks, arusaam huumorist ja üleüldse elust. Et ma küll ei ole isegi mõelnud niimoodi, et ma peaksin olema ettevaatlik. Mis sa vanusest siis alates? Esiteks ma tahaksin küsida, mis vanusest alates see siis niimoodi on? Ja minul on see küsimus, et miks peaks õudselt ettevaatlik olema mingida? Kus nad siis õpivad seda? Kui ka natukene läheb liiale vahepeal, natukene tõmbab hinge kinni, mul on olnud lastega küll seda, küll, loomulikult. Siis kui ma ka lähen liiale või Liisu läheb liiale, ikka juhtub, loomulikult. Ja tõmbavad mokad torru natukene, et said nagu natukene haiget, siis me kohe seletame seda. Kohe. Muidugi, loomulikult, selles mõttes on ta täiesti ohutu pinnas huumor kui niisugune, sest et see ongi harjutusväljak. See on harjutusväljak, jaa, sest et meie saab kohe täiesti turvaline, see on tegelikult täiesti turvaline. Kui ka läheb üle piiri, kohe on seletusvarnast võtta loomulikult, sest et vaata, me mõtlesime emmega niimoodi, üldse ei naernud sinu üle praegu, vaid see oli sellepärast ja tolle pärast. Väga lihtne ja tegelikult olukord laheneb väga kiiresti. Nii et see ja vaata, siin eeldus ongi see, et tegelikult vanemad on sellised mõistlikud, et kahjuks on ka perekondi, eks ole, kus nagu solvatakse või endal vanematel on miskit viga ja siis niisuguseid kahemõttelisi kilde visatakse lastele, mis pärast mina näen mitukümmend aastat hiljem, et lapsed on niisuguses keskkonnas kasvanud ja nagu haiget saanud, aga see eeldabki, et sul on niisugused soojad, mõistlikud, siirad suhted, kus jagatakse kõike nii halba kui head ja klaaritakse koos ja ollakse nagu austavad üksteise suhtes ka ja niisugused ongi klaarid ära. Niisugused toredad, soojad, vanemlikud suhted, peresuhted, nii nagu peadki olema. Mul on üks küsimus, mis ei ole otseselt sellesse naljateemasse, vaid pigem sinu sellesse kogemuste jagamise teemasse. Märt, sinu intervjuust, kui sa oma sõltuvusega nagu nii-öelda avalikkuse ette tulid, mulle jäi kõlama see, et üks põhjus, miks sa seda otsustasid teha, oli üks asi on see justkui eeskuju kogemuse jagamine ja nii edasi, aga et ka see, et see enda minapilt ja avalik kuvand, et sa tajuksid neid üksteisele nagu lähemal seisvatena, kui nad sulle võib-olla enne tundusid. Kuidas see samm sind teeninud on või seda eesmärki? Jah, see on õige küll, see on seesama selle mingisuguse maski hoidmine ja siis päris mina olemine, et see kaugenes teineteisest juba minu jaoks ikkagi liiga kaugele, oli juba ammu seda teinud ja ma ei taha seda enam, sest et see lõpuks sööb sind seest lihtsalt tühjaks. Kuidas see mind teeninud on plusse, on miinuseid. On miinuseid. Ma arvan, on inimesi, kes on minust kaugenenud või suhtuvad minusse ettevaatusega ja nad ei oska tegelikult seda teemat hallata või siis ei taha, ma ei tea. Ega see ei ole ka neile kohustus, see on minu probleem, eks ole, või minu teema, sellesse ei peagi suhtuma, kes ei taha. Aga ma olen saanud väga paljude erinevate reaktsioonide osaliseks ja tööalaselt vist on vähemalt mul aimamisi, ma ei oska öelda, kas see on seesama intervjuu, see avalikuks tulek on selle põhjusega, ühest heast tööst ma jäin ilma ka vist. Mulle tundub niimoodi, et see võis olla selleks põhjuseks. Tegelikult ma ei ole päris kindel selles, aga mulle tundub nii. Ja võib-olla veel mingitest töödest ma olen ilma jäänud, ilma et ma oleksin teadnud, sest et ega mulle siis seda ei öelda, eks ole. See on siis, mis puudutab minu tööd, aga isiklikku minusse suhtumist, mõned inimesed on päris vaikseks jäänud, kellega mul varasemalt oli palju tihedam suhtlus. On jäänud täitsa vait kohe. Ma ei pane seda neile pahaks, päris lähedased sõbrad seda teinud ei ole.
loomulikult, nii et kõik on, et minuga on tegelikult nüüdseks väga hästi kõik. Ta tõmbas hingeldama küll tookord ikka need reaktsioonid võttis päris süda ikka päris, pulss oli päris kõrge. Aga mõni mõis. See on nüüd tagasi vaadates on olnud see kõik seda väärt ja kamaluga väärt, sest et üks nendest põhjustest oli ka seesama häbimärgistamise õgvendamine, et palun ärme häbimärgista sõltlaseid, ükskõik mis sõltuvuse küüsis nad on see alkohol, on see narkootikumid, on see anoreksia, on see buliimia, sest et sõltuvus oma olemuselt on ikkagi väga sarnane, üksteisele sõltuvused on sarnased ja ühtesid häbimärgistada ja mutta peksta ja teisi aidata, see on minu meelest üks väga suur probleem meil ühiskonnas lihtsalt. Selle häbimärgistamise vähendamine oli üks minu eesmärk ja mulle tundub, et vähemalt osaliselt on see õnnestunud ka, sest et sõltlasi, kes on enne olnud samasuguses kookonis hirmunud ja tohutut suurt häbi tundes, on nüüd julguse kokku võtnud ja otsinud abi. Neid on väga palju. Ma ei tea, kui palju täpselt, aga ma loodan, et veel rohkem, kui ma arvan. Täpselt ei tea seda. Nii palju, kui mina olen oma kolleegidega ka rääkinud, siis ikka inimestel oli selles mõttes hea meel, et sa tulid välja just nimelt nende niisuguse stigma vähendamise mõttes ja ausus ja nendest teemadest avalikumalt rääkida, sest ega psühholoogide jaoks on ka vaimse tervise häired või niisugused diagnoosid on kõik ühed. Vahet ei ole, kas on sõltuvushäire, on see depressioon, ärevushäire, need on kõik psüühikahäired selles mõttes ja see, kui me ütleme, et justkui üks psüühikahäire on justkui parem või õigem kui teine, et see on meil ammu juba nagu, meil üldse ei meeldi see. Sinu stand-upis, võttes, ega ma ei taha ära rikkuda nalju, vaadake, see on netikinos saadaval. Ja kui ikka hästi läheb, Märt ikka mängib seda veel. Aga, et... Seda ma ei mängi. Seda ei mängi enam, sellega on kõik. Jaa, sellega on kõik. Okei, siis... Matuste teemad. Ma räägin naljad ära, olete valmis, tund 27 algab nüüd. Nii, ma hakkan kiilanema. Aga tegelikult ühesõnaga sa teed seal sellise nalja või märgid ära, ma eeldan, et see on fakt, aga et kui küsiti Eesti venelastelt, kes on ideaalne mees, siis see oli Edgar Savisaare, kui eestlastelt, siis kes on ideaalne mees, siis see on Märt Avandi. Ja, see on fakt, jah. See on fakt, jah. Väga, palju õnne, see on suurepärane. Et lihtsalt, et kui me alustasime oma vestlust sellest, et huumorimeel on hädavajalik selleks, et tajuda elu kõigis tema nüanssides ja kogu tema rikkuses, et siis see avaliku elu tegelasena oma kogemuse jagamine, et see ei ole ainult see, et kõik me tahame teada, et rikkad nutavad, vaid just nimelt mulle tundub see, et meeldetuletus, et elu on alati nii palju nüansi rohkem ja et selle sama tundlikkusega võikski nagu üksteisesse ka kuidagi suhtuda. Ja, just. Et mulle tundub, see on üks hästi suur väärtus, mis sellega ka kaasas käib. Vot! Nii paljukest siis. Ühesõnaga, aitäh teile nii Karina kui Märt, et te tulite stuudiosse. Teiega oli väga lõbus. Oli jah lõbus. Oli tore, jah. Täitsa saime hakkama. Võiks jätkata. Aitäh kuulajatele, vaatajatele, et te meid jälgite. Kui te siit episoodist midagi saite ja ma usun, et te saite, siis märkige ennast, mis mõttes podcasti kuulajateks, jälgijateks nii sotsiaalmeedias kui podcasti platvormidel. Vaadake storiesforimpact.com kodulehekülge, kuhu tänane episood üles läheb ja kuhu me paneme juurde kõik need lingid, millest siin täna juttu oli, olgu see Ukraina stand-up või mõni uuring, mis meil siit veel läbi käis. Selline sai siis seekordne mis mõttes episood sellest, et milline suhe on huumoril, naerul, naljal ja vaimsel tervisel. Tegemist on Erasmus Plussi poolt toetatud täiskasvanu hariduse programmiga, nii et meil on tulemas veel palju põnevaid episoode ikka vaimsest tervisest, aga erinevate nurkade alt ja siis juba uute kõnelejatega. Aitäh teile kuulamast ja taas kohtumiseni!